Tallinna paap on sündinud Põhjasõja lõpuaastal ja tolle ao maainemiisi seen on väga vähe sänsid, kellest mi võimi nii palju teeda, kui paabust tiiämi. Mõne ütles, et paap oll Eestimaa paavst naljamehe sänse. Mõne väega tõsitse inemise ütles, et paap oll Eestimaa edimane revolutsionäär. Aga kui paap oll 33-aastane, siis tema esiütel, et ta on Hiobi kuningas. Paabu latseiast ei ole teeda palju muud, kui toda, et ta sündü ja kasusi Tallinna külän. Tallinna külä oll Haani vallan üks kõige viirmisi vasta Nursi ja Kasaritsa nukka. Ja paabu kodu oll edimäne kurakätku Haani pealt tulla. Midagi täpsempät paabu latseiäst ei ole teedä, a selge tuu, et poiss kosusi ja kasvi häste, kuigi muudu ta opse lugemise väega selges. Timest sai tukkev ja väega asjalik nuurmiis, üle valla poiss. Ja nii oll, et kui Tallinna maalt üks mõisaherr nimega Toll mänsegi tutvuse pärast Haani herra käest tahtse hindale kubjast, siis Haani herr soovit ja saatse noore paabu Tallinna maale kupjas. Paap oli siis 20-aastane ainult. Mäne tuu Tallinna maa om. Parla üteldes tolle kottuse kotsile, kon paap kubjas oll Järvamaa. Tolli suguvõsal oll Järvamaal Ambla kihlkunnan mitu mõisat. Amblast hummogu poole jääs Virumaa Kadrina kihlkund ja tuu sai ka paabu jaos tähtsas. Paap tiins, et Tolliman 11 aastat. Ja nii nagu paap oll edesipüüdjä ja vahtsao inemine tekk huviga kõik üten, mis moodun oll. A tuukord oll vahtsõna asi Põhja-Eesti suur piibli. Paap ostse hindele tolle paksu ja kalli raamadu, kopjal nii palju palka üks oll ja paap lugesi ja uurse piiblit hoolega. Pääle tuu Ernhuti vennakõsed tuli Saksamaalt ja naksi piibli jutte ajama kerikust välään rõõmsa meele ja lauluga. Ja hulga maarahvast nakkas ka vennakõste muudu palvetunnin käüme ja umma ellu säädme. Paap oli jopa hää piiblitundja ja läts loomulikult vennakõste manu miilt parandama. Paap arvas, et time on raha pärast patune. Täl kunagi saanu mõisa õlut müüvä 2 rubla iist ja tolle 2 rubla ta nüüd andse vaesile ära. Ja tõne kõrd ta visas lihtsalt 15 kopkast kerikun maha. Arvas, et raha ei ole sukugi tähtsä. A paabust sai vennakõne Kadrinan. Kadrina kerikuopetaja Nauhausen oll ka vennakõne, mõistse päris hästi maakiilt ja oll kuulsa herättäjä. Paap läts ka sinna. Amblast Kadrinale on päris palju maad astu mitu tunni. A tuu oles tolle ao inemisi jaos määnegi pikk maa. 50 kilomeetri tsõõrin oll tuukord rahvast käynyt palvemajja. Ja jala käytti, selle et Jeesus käve esik ka jala. Sääne suur huvi oll. Mi aigu jääs Ambla ja Kadrina vaihele Tapa liin. A tuukord oles aimu kellelgi,
mänsestki tapast. Ja olgi Kadrina õpetaja nii hää jutuga, et paap heränesi. Paap oli põrutanud tuu herättämine nii palju, et time länny juuskma 5 päeväs. Kadrina ja Ambla kihlkunna küläsid pitteen, et rahvast herättäda. Et inemise patust ära pööräsi. 5 päivä söömälda juuskse ja selet ja rüükse, et inemise arvu saasi. Ütte kõrtsiman tahtnu tää pillimehel pilli käest võtta ja lahku, et patule lõppu tetä. Kõrtsimiis oli kopsanu olle kannuga sälä takas paabule vasta pääd. Paap sadanu maha, te köytetti kinni viidi üüses aita rahunema. Hummugu olgi paap rahulik, inapes märätse. Seikipõn üle 5 päevä jälki ja läts umma mõisale tagasi. Mis mõisan sai, kas teda karistadi 5 päevä joosun olemise pärast, tiiä. Igatahes umbes aasta pärast võtnud paap hinnast ametist vallale ja läts tagasi Haanimaale, Tallinna külla, kon veli Piitre tallu pidäsi. Kodukandin Haanin tundas paapu tükk aigu inamp Sääne olek ja jutt ol mehel, mida inemise oles nänny. Ta kõnel, et timeam Siijomi kuningas vai Peetruse veli. Ta lugesid virka piiblit ja selet targaste ja laulse iluste. Paap kõnel, et ilm om hukkan ja inemise ümbret sõõri oma kõik kuradi meelevallan. Õkvalt tule suur kohtupäiv ja inemise pead kõik pallema ja kullema teda ja pühäkirja. Rõuge pastor oli ildaigu ära kuolnu ja vahtset oles koha peale säetty. Paapust sai nii kõige suurem jumalasõna kuulutaja kihlkullanda. Paap nakkas Tallinna külän vele puul palvetunne pidämä. Veli Piitre ja vennanaane naksi kah tegema ja elämä paabu juhatuse perre. Mõne kuuga kogunesi paabule 400-hingeline kogudus. Paap mõistse oppada, toda tunnistiva kõik. Inemise usksevad teda. Paap tunnist, et teda kiusas ka kurat ja patustom rasse vallale saia. Ütskõrd tõi ta välest paari külmä vett, et patt maha mõska. Ta võtse hinnast rõivist vallale ja mõskse külmä viiga. Sõs valasi vii maha ja tsukkel seal seen. Ta laskse hinnast tõisil velekeisil pirdega pessa. Mitme tõset teivä nii sama. Mõskmise külm ja välän lumesen väherdamine ja pesmise valu mõju nii, et miil läts värskes, võrksas. Inemise hüpsiva sõs mõnikõrd ahu peale ronisiva parsile ja jäl maha. Peale säänest mõskmist ja pesmist palvetadi ja lautiaks hummoguni välja. Maailm on hukkan, kohtupäiv on õkvalt tuleman, patutse lähevä põrgule, kõik rikkus läheb tulle, avitada või ainult pallemine ja meeleparandus. Eski tüü tegemisest ei ole inne viimset päivä midagi. Mitme vennakese jäivad Tallinna külla paabu manu elämä, et rohkem pallelda. Paap plaanits nii, et ku veli Piitre aidan kõik ärsa süüdys, aga viimne päiv õks viivitas mindas elämä Kusmajaani poole kasaritsa. Ku sääl ka süük otsa saa, mindas mõisale elämä, Nursi mõisale. Saksa pead ka miilt parandama. Kui ei paranda, sõs nõssetas saks üle aia. Patune rikkus on parem pesi paluta. Mitu kõrda tetti säänest palutamist, kon edevuse ja uhkuse asju tulle viidi. Paap visas esi tulle 2 paari kitsenahksid pükse. Säänse püksi oli tuukord selge uhkuse ajamine. Üte palvuse aigu satte kasaritsa kõrtsi Ivani kade maha ja tema hing läts rändämä. Kui naane jäl heräsi, sõs kõnel, et kävi põrgun. Ja põrgun näk, et sääl oma saksak kõik suure piinaseen.
Saksu rikkus tule patust, nii naati juurdlema vennakaisi seen.